kuidas ehitada ja isoleerida vaheseina. Siin on näide, kuidas ehitada korterisse või majja kõrvuti asetsevate ruumide eraldamiseks vahesein. Kergkonstruktsiooniga vahesein paigaldatakse kasutades teraskarkassi elemente ning täiteaineks Rockwool tooteid, mis on ette nähtud vaheseina heliisolatsiooni parandamiseks. Selles lahenduses on kasutatud Rockton Premium kivivillaplaate, kuid isoleerimiseks võib kasutada ka Superrock Premium, Superrock või Rockmin Plus plaate. Tööks on vaja mitmeid tööriistu ja paigaldustarvikuid. Kõigepealt mõõdame ja märgime täpselt ära koha, kuhu vahesein paigaldatakse. Selle tugikarkassiks kasutatakse terasest horisontaalseid UV100 ja vertikaalseid CV100 profiile ning seest täidetakse 10 cm paksuste Rockton Premium kivivillaplaatidega ja mõlemalt poolt kruvitakse peale kipsplaadid. Enne UV100 äärisprofiilide paigaldamist tuleb lõigatud profiilide allservale liimida heliisolatsiooniks tihenduslint, et vähendada heli levimist läbi kokkupuutuvate külgnevate konstruktsioonide. Ärge unustage kasutada seda tihenduslinti kõikidel profiilidel, mis kinnituvad põranda, lae ja külgseinte külge. Ette valmistatud horisontaalsed UV100 profiilid asetatakse ettenähtud kohta ja neisse puuritakse augud naeltüüblite jaoks. Seejärel kinnitatakse profiilid naeltüüblitega maksimaalselt 80 cm sammuga põranda ja laekonstruktsioonide külge. Vertikaalne profiil paigaldatakse seinale, paigaldades selle juba kinnitatud lae ja põranda profiilide sisse. Kontrollitakse selle loodsust ning kinnitatakse naeltüüblitega seina külge. Pärast UV100 profiilide paigaldamist jätkatakse vajaliku pikkusega vertikaalsete CV100 vertikaalprofiilide paigaldusega. Vertikaalsed profiilid jaotatakse iga 60, 40 või 30 cm järel, olenevalt kuiva ehituskonstruktsiooni, näiteks kipsplaat, tootja soovitustest. Vertikaalsed profiilid asetatakse horisontaalprofiilidesse, esmalt alumisesse, siis ülemisesse, kontrollides nende loodsust, kuid mitte veel kinnitades, sest nende kaugus võib täpsustuda seoses kipsplaatide külge kruvimisega. CV100 profiilide pikkus peab olema ligikaudu 1 cm lühem kui vaheseina mõõdetud kõrgus, et servaprofiilide paigaldamisel oleks vaba ruumi. Samuti on oluline silmas pidada ka vaheseina hiljem tehtavaid ukseavasid ja paigaldada nendesse kohtadesse sobivad profiilid. Alustame vaheseina ühe külje katmist kipsplaatidega. Esmalt on vaja kasutada 120 cm laiusega plaate. See on kipskartongplaatide standardlaius. Kipsplaat pannakse vaheseina vastu, vajadusel saab nihutada varem paigaldatud vertikaalprofiile ja kinnitatakse vertikaalprofiilide külge isekeermestavate kruvidega orienteeruvalt iga 25 cm tagant või muude vahedega vastavalt tootja soovitustele.
Plaate ei kinnitata horisontaalsete äärisprofiilide külge, sest need ei pea vaheseintega liituma. Põranda ning plaadi alumise ja ülemise serva vahele jäetakse umbes 1 sentimeeter vahe. Need vahed kompenseerivad põranda vibratsiooni ja kumerusi. Selle vaheseina heliisolatsiooni täidiseks kasutame Rockton Premium kivivillaplaate. Samas võite kasutada ka meie teisi kivivillaplaate Superrock Premium, Superrock või Rockmin Plus, sest nende kõigi puhul deklareerib tootja heli neeldumisnäitajaid. Pärast kipsplaatide kinnitamist vaheseina ühele küljele ja kaabelduse, näiteks elektri paigaldamist selle sisse, asetatakse kivivillaplaadid vertikaalsete CV100 profiilide vahele nii, et need täidaksid täielikult kogu ava ja ei jätaks mingeid vahesid. Kivivillaplaatide laius peab olema 1 sentimeetri võrra suurem, kui on profiilide vahe. Paneelid paigaldatakse maast laeni, täites hoolikalt vahet profiilide vahel, sest nende hoolikas paigaldus omab väga suurt mõju vaheseina heliisolatsiooni võimele. Tänu paneelide suurele tihedusele ja jäikusele saab neid paigaldada ilma täiendavate kinnitusdetailideta, mis vähendab paigalduse aega. Kuna kivivill ei vaju kokku, siis ei teki vahesid ka hiljem ning on tagatud isolatsioonikihi terviklikkus. Pärast kivivillaplaatidest isolatsioonikihi paigaldamist jätkame kipsplaatide monteerimist. Kipsplaatide paigaldamisel vaheseina teisele küljele paigaldatakse esmalt kõik standardlaiusega 120 cm kipsplaadid vaheseinale nii, et samal vertikaalprofiilil ei oleks mõlema vaheseina poole kipsplaatide ühenduskohad. Vaheseina mõlemal küljel asuvad kipsplaadid peavad olema teineteise suhtes 60 cm nihkes. See on vertikaalsete profiilide karkassi samm. Kipsplaatide kinnitamisel vaheseina teisele küljele saavutatakse vaheseina ülim stabiilsus. Vahesein on ette valmistatud vuukide vuukimiseks ja vaheseina pinna viimistlamiseks. Valides kergkarkass vaheseinte isoleerimiseks Rockwool kivivillaplaadid, võite olla kindlad, et tulemuseks on kauakestev, vastupidav ja tõhus isolatsioon paljude aastate jooksul.